Tere, Armas Juura. Tere! Millega sa siin tegeled praegu? Meie teeme siia sellist sissepääsu meie imelisse telki. Et siis oli minu nõustamistoas oli selline laud. Aga see laud läks katki ja nii nagu meil inglikoolis on ikka, et vanast saab uus. Et siis me kasutame selle siia sissepääsu juures ära, neid killukesi. Aga Armas Juuno, mis sinule inglikool on andnud? Minule inglikool on väga palju andnud. Esiteks tervendust. Minu jaoks on võib-olla selline isiksuse kasv olnud kõige suurem nende 10 aastate jooksul, kõige olulisema tähtsusega, et minu isiksus saaks tugevamaks. Ja mul oleks võimalik seda tööd teha, mida ma tänasel päeval teen, ehk siis terapeudina. Et ma saan aru, et sa töötad psühholoog-terapeudina ja kuidas sa nagu hingeravi koolis õpitud oskusi ja kasutad nagu väljaspool kooli igapäeva muus elus? Kõik need mõtted ja treening, mida me siin koolis oleme saanud, et see aitab igapäevases elus hakkama saada. Ma arvan, tänu sellele ma mõistan inimese elukäiku ka laiemalt, ilma milleta ilma hingeravi koolita, ma arvan, et ma ei oleks seda praegusel hetkel olnud võimeline mõistma, et mul on küll akadeemiline haridus ka, mis mind aitab, aga selline peamine eluline õpetus on ikkagi siit hingeravi koolist tulnud. Et küsimus selline, et kuna sa oled juba nii pikka aega olnud, siis on sul välja kujunenud oma roll, et palun räägi sellest. Ja, et hingekoolis on mul veel ka selline roll, et ma olen noorsootöö ja pereprojektide koordinaator. Et see suund anti mulle tegelikult juba üsna alguses, aga see on olnud sellises kujunemisjärgus vastavalt sellele, kuidas me siis hingekoolis oleme ka edasi liikunud ja millised need võimalused on olnud, et teha noortega tööd ja peredega ka. Et ma alustasin pigem nagu teenuste osutamisega, mille kaudu ma olen ka palju perede ja lastega ja noortega kokku puutunud, aga loodetavasti nüüd on võimalik rohkem ka grupiviisiliselt toimetada, aga meil on 5 aastal olnud ka loodusravilaagrid ja loodusravilaagrite ajal olemegi saanud seda praktiseerida. Et kuidas noortega tööd teha, kuidas nendega koostööd teha, kuidas neid kaasata, et neil oleks tore ja meil samamoodi, et õpiksime uusi oskusi. See on Slackline. See sai eelmise loodusravilaagri ajal üles pandud. Et armsa Magdalena töökaaslane noortekeskuses tuli meile appi, sest ta oli varem selle ülespanemisega tegelenud ja siis ta aitas siia kaskede vahele siduda. Et lastel oleks laagris võimalik siia tulla ja enda tasakaalu proovile panna, sest et see on ju oluline, et ühest küljest see mõjub füüsilisel tasandil, aga kindlasti hingelisel tasandil ka, et see harjutada seda tasakaalu, et kuidas keskteel püsida. Ja ma saan aru, et meie kooli üks suundi on kindlasti ka loodusega kooskõlas elamine. Et palun räägi, kuidas sinu teenusega on seotud? Ja, et siia kooli
õppima tulles oleme kogenud looduse ravivat mõju. Et mina isiklikult varasemalt sellele väga palju tähelepanu ei pööranud või osanud pöörata. Aga kuna meil on olnud siin loodusravilaagreid koos lastega, et siis oleme nagu niimoodi järk-järgult ja samm-sammult õppinud loodusega kooskõlas elama. Ja see teatud määral on seotud ka minu teenusega, ühe teenusega, milleks on saviteraapia, sellepärast et savi on ju ka looduslik materjal, mida saab tervenduseks kasutada. Et kui siin niisama looduses jalutada või aiatöid teha, et siis see on ka teatud määral nagu teraapia ja lõõgastus. Kasutatakse ju ka tervendavaid aedasid selle jaoks, et inimene saaks sinna minna, rahulikult olla ja loodusest jõudu ammutada. Aga mõnikord ainult sellest ei piisa, et on vaja lisaks veel midagi ja seetõttu ongi mul väga hea meel, et mina saan inimestele seda võimalust ka pakkuda, et kui nad tahavad iseendaga natukene rohkem tööd teha ja iseenda sisemisi laekaid avada, et siis see võimalus on olemas.